Nii mõnedki on öelnud seda, et Eestis vastutuse printsiip ei toimi. Näiteks on karistusseadustikust eemaldatud aja jooksul enamik paragrahve, mis näevad ette nuhtlemise ametialaste sigaduste eest. Aususkohustuse rikkumist on aga raske tuvastada, kuna eeldab õigusi, mis on olemas ainult uurimisorganitel. Nii vohabki korruptsioon täiesti avalikult üsna mitmel tasandil. Sellega seoses olemegi külas täna Korruradaril. Artur Talvik, mis ajendas teid Korruradarit looma? Võib-olla selline situatsioon, et ma sain ise, kuna ma olin tükk aega korruptsiooni erikomisjoni juht, sain sellise korruptsiooni jahtija või tüübi märgi otsa ette ja siis, kui ma sealt ära tulin, siis ma leidsin, et meil oleks vaja mingisugust veel jõudu juurde, et sellist organisatsiooni, mis tõsiselt ka analüüsiks olukordi, koguks informatsiooni ja pööraks tähelepanu asjadele, eks ole, kas või täiesti kättesaadava informatsiooni analüüsist võid näha väga jõhkraid asju juba. Et see oleks mingi selline organisatsioon, mis oleks uurimisorganite ja siis selliste ennetavate organisatsioonide vahepealne asi. Ehk et siin on üks selline suur hall tsoon, kus tehakse neid nii-öelda jokkskeeme, mis on väga piiri peal ja mis teinekord vajavad nagu pigem teravat väljaütlemist või teravat tähelepanu pööramist ja see on see mõte. Ardo Ojasalu, mis see korruptsioon siis ikkagi on, kui puust ja punaselt selgitada? Korruptsioon on sedalaadi tegevus, kus ametiisik, kes peaks tegelema sellega, et ta näiteks kaitseb maksumaksjate ja ütleme siin kogukonna huve omavalitsuses või ka riigiametnik või ministeeriumis minister või keegi teine, tegeleb sellega, et ta ei täida oma põhiülesannet, vaid tegeleb isikliku kasu otsimise ja siis sellega saamisega mingite tehingute kaudu, kus tal tegelikult ei ole mingit õigust kasu saada. Ehk siis sisuliselt on tegemist ikkagi isikliku rikastumise taotlemisega. Arvestades teatud seaduslikku poolt, kas siis teie käed lühikeseks ei jää? No loomulikult MTÜ Korruptsiooniradar on tegelikult mittetulundusühing, mis tähendab seda, et ega meil ei ole mingeid menetluslikke õigusi, et me võiksime kedagi peal kuulata või jälitada või mõnda muud selliseid toiminguid teha, mis on ainult politsei õigus. Meie aga saame teha seda, et me analüüsime keskkonda laiemalt ja vaatame, millised näiteks seadused on sellised, mida oleks vaja parandada, samuti seda, millised ütleme, sellised õiguslikud protsessid või siis ka poliitilised tegevused toimuvad. Viimasel ajal me oleme näiteks analüüsinud põhjalikult katuserahade jagamist ja oleme näinud, et seal on terve rida selliseid MTÜ-sid, kellel endal ei olegi mingit aktiivset tegevust, aga ometi nad saavad katuseraha. Et millega seda õigustada, et seda sõnumit tuleb nüüd lähiajal hakata poliitikute käest küsima. Ilmselt on üks korruptsiooni musternäide Tallinna linn, kus ei möödu ühtegi aastat ilma skandaalita. Samas ühe päti tabamine ei paista heidutavat teisi ning peatselt asub tema asemele keegi uus. Jah, ma tegelikult jagaks korruptsiooni Eestis kahte kategooriasse, et selline kohaliku omavalitsuse võib-olla selline musternäide on Tallinna linn, sest seal ka kogu aeg juhtub midagi. Aga teisest küljest selline üleriigilisel tasandil on ikkagi meistriklassi näidanud Reformierakond, kes võib-olla tegutseb palju rafineeritumalt ja kavalamalt. Et see on nagu selline suur pilt. Mis teha, et seda üldse muuta, siis ma arvan, et üldse selliseid valitsemise aluseid tuleks muuta. Ja sellepärast on ka Vabaerakond siis poliitikas, et seda ahvatlust oleks vähem. Ja ka see kõik algab võib-olla parteidest endast peale, kuhu inimesed liituvad selle isikliku kasu pärast. Ja siis selle isikliku kasu pärast hakatakse ehitama toiduaheleid juba siis riigisüsteemidesse,
ja seal siis tänu nendele toiduahelatele saavad mingisugused tegelased väga vabalt tegutseda, kuna neil on teatud mõttes selline parteiline kaitse peal. Ja see on asi, mis ühiskonnast peaks ära lõhkuma, aga see on väga raske töö. Millised juhtumid on seni Korruradari radarisse jäänud? Me oleme kõige rohkem kokku puutunud omavalitsustega ja üks konkreetne juhtum oli meil siin Põhjarannikul ühes väiksemas omavalitsuses, kus käis nii-öelda siis ühe omavalitsusele kuulunud ja teatud määral eurorahadega ehitatud objekti tõstmine teatud selskonnale ja edasi ehitamine veel omavalitsuse rahadega. See asi läks politsei kätte uurimisele, politsei sellega tegeleb ja oleme siin vaadanud lähemalt ka seda, mis toimub eelkõige Tallinna linnas. Selles osas pole kahtlust, et siin just eriti meedia, mida Tallinna linn oma rahadest välja annab, eriti venekeelne meedia, ei vasta tegelikult nendele eesmärkidele, mis Tallinna linna poolt välja antav meedia peaks olema. Ta peaks olema neutraalne ja kajastama linnaelu sündmusi, aga ütleme, eriti ajakiri Stolitsa on läinud ikka sisuliselt väga-väga poliitiliseks ja kajastab ühe erakonna seisukohti, seda poliitikat, mida see erakond ajab ja tegelikult ka teataval määral lõhestab Eesti ühiskonda sel moel, et ta annab venekeelses meedias ja venekeelsete kanalite kaudu hoopis teistsugust informatsiooni kui see, mis nagu Eesti meedias on, ehk sisuliselt luuakse seda kunstlikku vastandamist nende sõnumite kaudu, mida seal publitseeritakse. Tegelikult tegeleb Korruradar ju tagajärgedega. Selleks, et midagi muuta, tuleks tegeleda põhjustega, et mis siis on tegelikud või peamised korruptsiooni põhjustajad ja mis meetmeid tuleks selleks rakendada? Ma esinesin Tartus ühel korruptsiooniteemalisel konverentsil ja selleks ma täpselt ka siis analüüsisin, et mis on need peamised alused. Ja esimene on loomulikult suhtumine korruptsiooni kui sellisesse. Ja kui esimene küsimus oli, et kuidas see nii-öelda väljendub, siis tegelikult kahjuks on nagu olukord selline, kus meil on siiski küllalt palju inimesi, kellel see isiklik ahnus on nii palju suur ja nad ei hooli nagu sellest, et nende tegelikult ülesanded on töötada nii-öelda avalikes huvides. Ja just see suhtumine sellesse korruptsiooni kui siis lubamatusse tegevusse on nagu esimene, millest tuleb pihta hakata. Me näeme siin, et mõnes keskkonnas on korruptsioon nagu välja kujunenud selline praktika ja inimesed, kes sellesse keskkonda satuvad, nad on paratamatult sunnitud sellise kultuurilise käitumise ja juhtimismudeli üle võtma ja nad ei saagi teistmoodi, kasvavad selles väärastunud keskkonnas ja see muutub nende jaoks nagu normaalseks ja nad süüdistavad teisi, et teised justkui nagu need asjatult taga kiusavad või teevad midagi nende suhtes ülekohtust, olles ise tegelikult seadusrikkujad. See on nagu esimene, et suhtumine korruptsiooni kui sellisesse. Teine asi on see, et ei soovita süstemaatiliselt sellega tegeleda. Me oleme näinud nagu küllalt palju juhtumeid, kus ka seaduste tasemel on kavatsetult tehtud olukordi, mida on väga keeruline kontrollida. Et ma võin kõige lihtsama näite tuua ERJK poole pealt, olles seal ise ju pikka aega töötanud. Ma olen näinud seda, et ERJK-l on väga oluline see, et ta saaks kontrollida erakondade tehingu vastaspooli, ehk siis näiteks reklaamiagentuuri või siis mõnda trükise väljaandjad, kelle käest reklaami on tellitud või midagi sellelaadset, ehk siis kolmanda isiku käest saada informatsiooni. Seda õigust ERJK-le ei ole antud, ehk ERJK on pöördunud mitmed korrad nii Justiitsministeeriumi poole kui ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole, et tehakse need muudatused, aga ei ole algatatud mingeid menetlusi. Ehk siis ongi nagu selgelt välja kujunenud selline poliitiliste erakondade seljad vasta nagu seismine, et me ei anna nagu võimalusi enda tegevust täiendavalt kontrollida. Ja kolmas on siis, ütleme, selline mikrotasand, mida näitab näiteks Tallinnas niinimetatud Tondiraba jäähalli juhtum, kus sisekontroll on läinud ja teinud kontrolli ära ja leidnud sõna otseses mõttes, et reaalselt juhtimist juhi poolt ei ole toimunud,
aga sellegipoolest mingisuguseid samme ei astuta, mitte midagi ei tehta, või ka see juhtum, kus Arvo Sarapuu peeti kinni, siis Taavi Aas ütleb, et aga sisekontroll meile nagu mingit infot ei andnud, või ka Tallinna linnatranspordi juhtum, kus sisekontroll justkui olevat midagi leidnud, aga mitte veel piisavalt. Ehk siis need sisemised süsteemid, nad on küll loodud, nad on küll olemas, nad küll toimetavad, aga nad ei jõua nagu mitte kuskile. Ehk siis need samad inimesed, kelle kätte see informatsioon esitatakse, nad ei taha ka sellega eriti midagi ette võtta või nad on ka loonud sellise keskkonna, kus tegelikult sisekontrollil ükskõik kui palju ta tööd teeb, sellest mingit tulemust ei tule, nagu see Tondiraba juhtum, eks ole, sisekontrolli töö on tehtud, aga resultaati või tulemust ei ole. Ja siis öeldakse, et no me ei näe siin probleemi, et see on nii välja kujunenud selline fraas, et kui probleemi ei soovi näha, no paned silmad kinni, siis tõepoolest, siin Taavi Aasast oli üks karikatuur hiljuti, kus tal olid silmad kinni, kõrvad kinni ja suu kinni ja no nii ongi. Kas korruradari tegemiste eest on olnud ka mingeid vastulööke? No otseseid vastulööke ei ole, võib-olla soov seda marginaliseerida on olnud või talle mitte piisavalt tähelepanu pöörata, aga sellist, kuidas öelda, loomulikult on need vanad kartellierakonnad sellisest asjast häiritud ja arvavad seda, et meie justkui mõjutame seda poliitiliselt, kuigi me oleme tahtnud, et see MTÜ Korruradal oleks iseseisev või suveräänne üksus. Ja ma olen ka algusest saati öelnud, et jumala pärast, et kui te näete, et mõni vabaerakondlane mingi totaalse jamaga kuskil hakkama saab, siis see on vaja avalikustada esimeses järjekorras. Mida öelda neile, kes tahaksid saata teile vihjeid? Meile saab vihjeid saata, sellega ei ole probleemi, loomulikult me oleme erinevate juhtumitega siin tegelenud ja on võimalik saata meiliaadressile info@korruradar.ee või vihje@korruradar.ee. Nii et kõik sellised viited, kus on kahtlust inimestel, et ametnikud, olgu nad kohalikus omavalitsuses või riigis, ei täida oma ülesandeid avalikes huvides, siis selle kohta võib meile informatsiooni edastada ja me loomulikult vaatame igat juhtumit ja analüüsime, et kas siin on teemat või ei ole.